tõmbasime selle rahamasina käima ja nüüd pritsib igale poole 20 euroseid, kokku 1000 euri. Kusjuures ma kujutan ette, et kõik mõtlevad, et nad räägivad sellest rahast ja räägivad, aga mitte keegi ei ole mitte sentigi näinud. Oodake, küll tuleb. Kes kannatab, see kaua elab, pluss öeldakse veel ju, et tark ei torma. Ja nii tõprad me ka ei ole, et nüüd kuulame piinlikud lood ära, laseme inimestel kõvasti punastada ja siis läheme, teeme ühe kõrraliku õhtu. Ja, sest tegelikult on niimoodi, kui räägite oma loo ära, ega siis tuttavad tunnevad teid ikka ära ja kui on lugu, mida nemad pole kuulnud, siis küll nad ka veel naerda saavad ja mõnitavad teid. Aga see on seda väärt, ma ütlen, tehke asi veel piinlikumaks ja veel põnevamaks, seda rohkem saate ise naerda, sõbrad naerda ja meie naerda ja raha ka veel. Helena, tere hommikust! Tere! No kuidas on, kas see lugu, mida teie hakkate meile kohe rääkima, on olnud palju naeru põhjuseks? No ikka mõned korrad on saanud seda seltskonnas rääkida, jah. Kui vana lugu on? Lugu on 3-4 aastat tagasi juhtunud. No siis on häbitunne enam-vähem, ma arvan, praeguseks läinud või pigem mitte? Ei, nüüd ma juba räägin seda suht... Mõnuga? Jah, püstise peaga. No aga Helena, pea püsti ja siit tuleb siis lugu. Et siis lugu juhtus 3-4 aastat tagasi, kui Maire Aunaste tegi ETV-s veel sellist saadet, mille nimi oli Mida teie arvate. Et otsustasime sõbrannaga, et me vaatame ka teletöö telgitaguseid ja lähme saate salvestusele. Enne ei olnud küll kumbki telemajas käinud, aga et halloo, kes siis ei teaks, kus telemaja asub, et kõndisime mööda Gonsiori tänavat ja astusime majja sisse. Nagu ikka, valvelauas on tädi ees ja küsib, et kuhu teie tulete. Meie tulime saate salvestusele. Tädi väga lahkelt küsib, et jah, aga et millise saate? Mina, mitte midagi halba mõtlemata, mida teie arvate? Tädi siis suht kohmetanud ja hakkas siis ilusti viisakalt mulle erinevaid raadiosaateid ette rääkima, kuna me olime raadiomajja, mitte telemajja. Et jah, me suht kõhud kõveras ja krampidest tulime sealt majast välja, et piinlik oli küll. Aga saite siis kärmelt aru, et olete vales majas? Jah, kui juba tulid sealt nimed Helgi Erilaid ja nii, siis oli kord saadav, et see ei ole mitte see maja. Nemo turniirile ei lähegi praegu seda puhku. Jah, et need blondiinid sinna ei sobinud. Huvi pärast kohe küsin, et kas te läksite vanasse või uude raadiomajja? Vanasse raadiomajja, sinna natuke taha nurga peale ja päris hea. Aga õnneks on vähemalt need 2 maja juba lähestikku, nii et 2 minutit ja olite juba telemajas. Ja, me olime sellised täpsed tüdrukud, et õigemini läksime nagu enneaegselt ikka kohale kenasti viisakalt, et ei hilinenud tänu sellele intsidendile. No vot, häbi teile siis. Tuleb ikkagi telemaja ilusti tunda. Meie raadiomaja teate, kus on? Nüüd teame. Väga hea, jätke meelde, kui on siia asja, siis vaadake, et valesse raadiosse läheb. Selles ma võin öelda, see raadiomaja ei ole meie raadiomaja on hoopis kuskil mujal. Nii et selle jätame avastuseks järgmistele piinlikutele seikadele. Aga igatahes, Helena, suured tänud lustaka loo eest ja imeilusat reedese päeva jätku teile. Teile ka.